Tere! Tutvustan teile täna jälle põnevaid ja erinevaid lugemiselamusi, mida ma siis viimasel ajal lugenud olen. Seekord on küllaltki erinevad raamatud, et ei ole ühe teemaga, nagu mõnikord on juhtunud. Esimeseks on siis Betty Rowlandsi Mõrv söögisaalis. See on selline mõnus muhekrimi sari. See raamat on sarjas juba 11. Need on loetavad ka eraldiseisvana. Ma muidugi soovitan lugeda algusest, et siis see peategelase elu jookseb nagu järjest, aga see väga ei sega ka, kui alustada näiteks sellest raamatust. Siin on siis uurijaks Melissa Craig. Ta ei ole nagu päris uurija, vaid ta on tegelikult endine krimikirjanik, kes nüüd püüab kirjutada lihtsalt ilukirjandust. Ja seekord on ta ise siin natuke uurimisega tagaplaanil. Ta püüab renoveerida ja ümber ehitada oma maja, et terve tema perekond sinna ära mahuks. Ta on hiljuti hakanud taas suhtlema oma emaga, kes käis hiljuti operatsioonil, on nüüd sellest enam-vähem taastunud ja peatub ühes luksuslikus seeniorite pensionaadis. Ja see on tõesti selline luksuslik ja selline austusväärne pensionaat, kus pööratakse rõhku igale elanikule, kes seal on. Nad saavad seal omavahel suhelda ja neil on oma tuba, söövad kõik ühiselt ja käivad väljas ja veedavad meeldivalt ja mõnusalt oma aega. Ja Silvia ema on ka selline uudishimulik, ta kohtub seal erinevate inimestega. Seda rahu seal pensionaadis häirib ühe elaniku koera surm. Ja koera omanik kahtlustab, et ta koer mürgitati. Ta arvab, et taheti teda ennast tappa, aga kogemata tapeti koer. Ja ta nõuab uurimist selles osas, et kindlaks teha siis, et kas koer mürgitati. Pensionaadi omanik ja juhataja ei taha sellest nagu kuulda, et see häiriks kõigi teiste rahu, häiriks seda nii-öelda harmooniat seal. Ja siis Melissa püüab seda omanikku rahustada, et võib-olla sõi koer kogemata mingi mürgise taime sisse endale, sest koerad teatavasti on ka sellised uudishimulikud. Ja Melissa ema arvab, et äkki seal taga võibki midagi kahtlast olla, aga kuskil kaugemale sellega ei jõuta, sest tegelikult mõne aja pärast sureb ka koera omanik. Ja ka selles ei leita midagi kahtlast, sest kahtlustatakse lihtsalt tavalist toidumürgitust. Aga Silvia ei usu, et see oli lihtne toidumürgitus. Ta ikkagi asub oma uurimist läbi viima, kuigi Melissa ütleb talle, et ta sellest hoiduks ja püüab igatpidi emale selgitada, et midagi kahtlast ei ole. Kuigi samal ajal ta ise püüab ka oma allikate kaudu juhtunust selgusele saada. Ta lihtsalt ei taha, et ema ennast ohtu paneks. Et selline mõnus muhekrimi, et siin ei ole liigseid vägivallakirjeldusi. Kõik tegevus toimub maalilises Inglise maapiirkonnas. Et selline mõnus lugemine õhtutesse näiteks. Et jah, ei ole vägivaldne, et kes eelistab sellist leebemat, rahulikumat krimkat, kus siiski põnevust on omajagu, siis see raamat on neile. Järgmine on nüüd süngem raamat. See on siis tekst on siin Mariam Naiem ja illustratsioonid Julia Vuss ja Ivan Kõpiviida. Et see on siis graafiline romaan, nagu juba pealkirjast pika sõja lühike ajalugu järeldada võib, siis tegemist on Venemaa-Ukraina sõja kohta rääkiva teosega. Et see on siis graafiline romaan, et tekst on siin küllalt napp,
aga see ütleb väga palju. Illustratsioonid toetavad väga hästi raamatut, et need toonid on siin must, hall ja oranž. Et teisi toone siin nagu ei leia. Ja ta kirjeldabki selle konflikti ajalugu nagu kusagilt keskajast peale. Et läheb päris kaugele ja siis muidugi see praegune sõda siin ja ta keskendubki nendele poliitilistele põhjustele, ajaloolistele põhjustele, räägib sellest näljahädast, mis oli 30ndatel, kus siis Venemaa ja Stalini tõttu sai surma miljoneid ukrainlasi lihtsalt sellepärast, et neil ei jätkunud süüa. Ja kõik siis sellest kolhoosidest, küüditamisest, mis on ka eestlastele tuttavad ja venestamispoliitikast, mis Ukrainas oli väga karm, et koolis, ametiasutustes igal pool tohtis rääkida vaid vene keeles. Koolides ja õpetati kõike vene keeles, isegi ukraina keeles laulda ei tohtinud. Et selline hästi sügav see venestamispoliitika oli siin. Ja siis muidugi räägitakse ka tänapäeva Ukraina poliitikast, nende valimistest, korruptsioonist. Ja siis selleks raamiks on siin see praegune sõda. Ja siin on ka natuke ellujäämisõpetusi juhul, kui peaks sattuma sõja keskele. Et mina võtan siit kaasa näiteks selle, et kui on õhurünnak, siis inimene peaks varjuma, inimese ja tänava vahel peaks jääma vähemalt 2 seina, juhul kui varjendisse ei jõua. Et varjend peaks olema muidugi peamine, kuhu minna õhurünnaku korral, aga kui ei jõua, siis peaks 2 seina olema vähemalt vahel. Et sellepärast ukrainlased tihti õhurünnaku ajal on ka vannitoas või koridoris, kui nad ei jõua varjendisse. Et see on sellepärast, et tavaliselt esimene sein võtab selle löögi enda peale ja teine sein võtab siis nii-öelda klaasikillud ja muu sodi. Et muidugi, kui on näiteks otsetabamus, siis see ilmselt ei aita. Aga selline see elu on, et hästi vajalik raamat minu meelest sellel teemal, et kindlasti soovitan tutvuda. Et lugemine ei võtnud üldse kaua aega olenemata teema raskusest. Ja järgmine on üks ka omamoodi raamat, on Erin Morgenstern Öötsirkus. Et see on olemas ka Tallinna raamatukogud.overdrive.com audioraamatuna, kes tahab inglise keeles kuulata. Hetkel oli vist küll väljas, aga seal saab ka järjekorda lisada. Et kes tahab eestikeelset lugeda, siis saab sammud raamatukokku seada. Siin toimub siis tegevus 19. ja 20. sajandi vahetusel, natuke enne, natuke pärast. Ja siis 2 meest lepivad kokku ühes kummalises võistluses. Täpsemalt alguses ei selgitata, mis võistlus see on. Tingimusi teavad, nemad 2 teavad, millega see lõpeb. Nad kumbki valivad endale siis nii-öelda mängija. Üks valib selleks enda tütre, teine valib suvalise, päris suvalise, ta vaatab mingeid iseloomujooni ja asju, aga üldiselt kusagilt lastekodust valib. Ja ühel hetkel luuakse tsirkus ja selle nimi on siis Öötsirkus, nagu nimest järeldada võib, on siis see avatud ainult öösiti. Ja siin on ka oma värviteema, see on ainult musta ja valget kasutatud. Hiljem lisandub ka punane, mida kannavad nii-öelda selle tsirkuse fännid siis sallina kaelas. Aga see ongi selline kummaline tsirkus, kus hästi suur roll on illusionistidel.
ja seal on siis Silja ja Marko on siis 2 illusionisti. Marko tegelikult tsirkuse juures ei ole pidevalt, aga ta on sellega seotud. Ja selgub, et tegelikult need 2 ongi nii-öelda vastased selles mängus. Kumbki eriti ei tea, milles mäng seisneb, mis tingimused on ja millega see lõpeb. Et mingil hetkel nad saavad küll selle teada ja nad ei lepi sellega. Ja tegelikult juhtub see, et nad armuvad ja see tunne on kõigest muust tugevam. Ja kuidas nad siis sellest mängust nii-öelda väljuvad, siis see selgub lõpus. Ja mis tingimused siin ka on see, sellest saab ka lugeja aimu natuke hiljem, mitte kohe päris alguses. Et see on selline pigem rahuliku kulgemisega raamat. Et siin on seikluseid ja tegevusi küll, aga need ei toimu kiirustades, kõik võtab siin aega ja pigem sobibki neile, kes eelistavad sellist mõtisklevat ja arutlevamat stiili. Et selline omamoodi armastuslugu on siin, mis natuke ka muinasjutuline, et need tegelased olid peaaegu kõik olid sellised omapärased, kellel oli hea kaasa elada ja selline omamoodi fantaasia raamat. Et soovitan siis neile, kes ja sellist natuke aeglasema kuluga tegevust armastavad. Järgmine on ka üks natuke kummaline raamat. On Kristi Küppar Viimane lusikas. See on ka romaanivõistlusel ära märgitud teos. Et siin on peategelaseks 50 eluaastale lähenev naine, kes on siis oma iseärasustega elab kusagil väikeses korteris ja on selline küllaltki särav muidu, aga tal on ka mingid teemad, mineviku teemad. Ja ühel hetkel ta mõtlebki, et ta peab selgeks saama, et mis mineviku teema teda valdab, sest tal mälestused puuduvad sellest, et tal on lihtsalt mingid õudusunenäod ja ta näeb mingeid kummalisi märke, millele ta ei oska selgitust leida. Ja siis ta tulebki mõttele, et ta külastab kõiki neid elupaiku, kus ta elanud on ja küsib sealt igast paigast teelusika. Ja ta ei taha, et igaüks niisama selle teelusika ära annab, vaid ta kingib neile uue teelusika vastu. Ja siis saabki lugeja teada tema erinevaid suhetest, elust ja mul oligi alguses natukene arusaamatud, kuhu ta sellega kõik välja tahab jõuda. Et selline natuke omapärane algus, aga midagi oli siin kõitvat, et ei tekkinud mõtet, et võiks pooleli jätta. Ja see, mis siin lõpuks selgus, oli nagu väga ootamatu. Et ma isegi ei mõelnud mingi sellise asja peale. Et kui see alguses oli selline pigem natuke nagu kulgemise lugu ja eneseleidmise lugu, siis see lõpp tuli kuidagi natuke võib-olla järsku, aga see ei jäänud tegelikult häirima. Et selline omamoodi raamat, kuidas vanasti traumadega tegeleti. Õigemini siis ei tegeletud. Et selline raamat, mida soovitan ka lugeda. Järgmine on ka selline eelmise sajandi 70-ndatel toimuva tegevusega Louis Kennedy üleastumised. Et siis toimub 1970-ndatel Põhja-Iirimaal siin tegevus. Peategelaseks on
noor naine Kusla, kes on algkooliõpetaja ja õhtuti töötab mõnikord perekonnale kuuluvas kõrtsis. Ja Põhja-Iirimaal oli väga pinev olukord tollel ajal, et erinevad usud tekitasid vastuseise, siis olid need inglased ja iirlased omavahel, et kes tahtsid vabariiki ja nii edasi, need siin poliitilised põhjused, et olid autopommiplahvatused, inimesi peksti lihtsalt erineva vaate pärast, neid tapeti ja pomme plahvatas tõesti palju ja siin ongi see lugu sellest, kuidas tavaline inimene püüab sellises olukorras lihtsalt oma elu elada. Et see Kusla armub ühte abielumehesse, kes on temast tükk maad vanem. Et selline võib-olla natuke selline tavaline süžee, aga see olustik, mis siin ümber on, ei ole üldse tavaline. Et lõpplahendus sellele loole oli minu jaoks loogiline ja minu jaoks autor suutis ka väga hästi ära näidata, kuidas tuli laveerida sellistes oludes. Et Kusla oli tegelikult väga heasüdamlik naine, et ta hoolitses nende algkoolilaste eest, kes tal seal oli ja üks perekond oli natuke hädas. Nende isa oligi poolsurnuks pekstud ja siis kuidas ta püüdis neid aidata, aga siis nii-öelda tema poolelt osad inimesed püüdsid nagu sellele perele kaikaid kodarasse loopida ja lõpuks seal olid mingid muud teemad ka, aga selline hästi kaasahaarav raamat, et sellise pingelise süžeega, et otseselt nagu midagi väga seikluslikku siin ei ole, aga ta on selline pigem selline olustiku kirjeldused ja see poliitiline teema ja see värk, et väga ilusti kirjutatud raamat ka moodsa aja sarjas, et kindlasti soovitan lugeda. Ja järgmine raamat on see, mida ma soovitaks kõigil lugeda, on Jaan Aru Ajuvabadus. Ja siin ta selgitabki, mis vahe on ajuvabadusel ja ajuvabadusel. Ja muidugi on juttu ka tehisarust, mis on tänapäeval nii palju asju üle võtnud ja ta selgitabki siin oma mõtteid, et miks on oluline, et inimesed ei toetuks kõiges ainult tehisarule. Ja eriti puudutab see just kooliõpilasi, kellel see mõtlemisprotsess alles areneb. Ta kirjeldab ka siin, et mõtlemine on tegelikult küllalt valus protsess ja inimese aju on tegelikult laisk, et kus ta saab minna lihtsamat teed, sealt ta ka läheb. Ja ta rõhutabki, miks on tegelikult just vaja ise mõelda, mitte toetuda siis tehisarule, miks on vaja nagu ise otsustada. Ta räägib siin ka sellest, kuidas inimene ise oma mõtetega kaevab endale näiteks augu, et ta ongi ainult ühes teemas sees, kinnisideedest, et kui inimestel on kinnisideed, kas ta siis on tegelikult ise vaba mõtlema oma elu valikute üle. Ja ta ütleb ka, et tehisaru on tulnud, et jääda ja tegelikult peaks kasutama tehisaru nii, et see toetaks inimkonna enda mõtteid, et praegune tehisaru on üles ehitatud niimoodi, et see pigem toetaks inimeste nõrkusi ja võimendaks neid. Samamoodi nagu võimendab inimese nõrkusi sotsiaalmeedia. Et ta rõhutabki, et tegelikult peaks olema AI selline,
kes pigem suunab mingi teema juurde, mitte ei ütle lihtsalt vastuseid ette. Ja siis õpilased hiljem ei kontrolli ka, et kas see, mis ta ütleb, et kas see on tõene. Et kuna praegune tehisaru on ehitatud üles niimoodi, et ta inimesele meeldiks, siis ta annabki inimesele vastuse, mis võiks inimesele meeldida. Et siin ma saan aru, ta kirjutab ka, et on tegelikult ehitamisjärgus ka sellised AI-d, mis ongi nagu rohkem sellised toetavamad, mis ei ütle sulle kõike ette. Aga praegu on valdavaks see, et on need, kes tahavad nii-öelda sulle meeldida, kui sa ta käest midagi küsid. Ja siis ta ennustabki, mis võiks meeldida ja koostab vastuse selle põhjal. Ja see ei pruugi olla alati tõene. Et selles mõttes väga silmi avav raamat, kus ta kirjeldab sotsiaalmeediat, tehisintellekti, et kuidas see kõik mõjutab inimese aru ja miks on vaja just inimaru kaitsta ja selle seniseid mõttemustreid ja protsesse. Ja ta annab ka natuke juhiseid, kuidas seda teha. Et selles mõttes hästi vajalik raamat minu meelest, et ma ise oskan nüüd mõndadele asjadele rohkem tähelepanu pöörata, miks mingid mõtted tulevad, kust nad tulevad ja kuidas tulevad. Ja kuidas siis iseseisvalt rohkem mõelda, et mitte toetuda tehisintellektile ainult. Et nagu näete, mul on siin mitmed märkmepaberid siia vahele pandud, et meelde jätta mingeid asju. Ja nüüd viimane raamat, mis mul täna on üks ilusamaid raamatuid, mida ma viimasel ajal lugenud ja sirvinud olen. See on siis Hortus Poeticus valimik Eesti taimeluulet. Ja koostajad on siis Urve Sinijärv ja Karl-Martin Sinijärv. Et see siis ei ole täielik kogu loodus- ja taimeluulet, vaid siin on tehtud väike valimik. Siin on üle 140 Eesti autori loodusluule ja teemad on siis taimedest peamiselt, aga on ka puudest, erinevat aiast ja aednikust on siin näiteks ja rohust ja murust ja aialilledest, kevadlilledest, Eesti lilledest, ühesõnaga kõik selline. Ja lisaks nendele luulele on siin ka väga kaunid illustratsioonid vastavast taimest ja on ka herbaariumi lehti siin, et siin on hästi selline, ma korra näitan, et ta näeb selline hästi ilus välja, et ühel pool on siis luuletus, teisel pool on selline pilt ja ta on selline hästi värviline ja tõesti hästi ilus. Et siin on nii klassikalist luulet kui tänapäevast luulet ja tõesti väga ilus raamat ja nagu ikka iga luulekogu puhul kõik võib-olla ei lähe nii hinge, aga midagi ikka leiab ja ei pea alustama algusest, vaid võibki kusagilt suvalisest kohast lahti lüüa ja imetleda neid pilte ja lugeda ilusat luuletust. Ja sellele on väga põhjaliku saate sõna kirjutanud ka Tõnu Õnnepalu, kes on siis botaaniku haridusega. Et igal juhul soovitan selle raamatuga tutvuda, et väga kaunis raamat. Aitäh, et kuulasite, vaatasite, kaasa elasite. Järgmise korrani.